Namaste. Et me liigume siit edasi sellise väikese seeriaga, mis oleks sul hea teha näiteks õhtuti. Et ta on selline rahulik, me venitame läbi oma sellised peamised lihased, reie tagalihased, õlad. Aga ta sobib loomulikult igal ajal. Aga võib olla selline mõnus õhtune lõdvestus, mis oleks hea, kui sul on olemas, on selline rihm, aga ta võib olla ükskõik mis iganes asi, mis saab sul toimida justkui selline kerge kätepikendus, kui me teeme siin selja peal oma venitusi, et ta võib olla ka täiesti tavaline sall või käterätik, mis iganes, et las see olla sul niiviisi enda läheduses, et sa saad teda haarata. Ja siis me alustame selja peal. Ehk et sa tood ennast selja peale ja võta siit jalad allad kokku. Ja nüüd vaata, kas sa liigutad kandasid natukene enda poole või liigutad neid natukene kaugemale. Kui see on põlvedele väga ebamugav, et sa võid proovida tuua siia kas padjad endale siia kummalegi poole reite alla. Ja kui sul väga hakkab puusadel siin pitsitama või valus, et siis tule lase endal jalad sirgeks. Me oleme mõned hingamised siin niiviisi selja peal, kus sa võtad endal käed, tood nad alakõhu peale. Sa võid võtta nad ka selline mudra siin, tood endal pöidla ja nimetissõrme kokku. Ja siis sa hingad välja, hingad kopsu tühjaks ja tood endal käed siia alakõhu peale. Ehk et siis nüüd sa tunned, kui sa hingad kõhtu sisse, hingad käte sisse, siis sõrmed liiguvad kergelt üksteisest eemale ja välja hingates liiguvad sõrmed taas üksteise poole. Samamoodi, kui sa tahad seda olemist veel mugavamaks teha, kui sul on olemas mingi polster või sul on olemas padjad, sa võid võtta padjad endal siia niiviisi selja alla või oled siin lihtsalt põrandal. Lase endal õlad nüüd lõdvaks. Ja nüüd hingad alakõhtu, hingad käte sisse ja hästi tunneta seda jälle, kuidas sul sõrmed liiguvad üksteisest eemale, kui sa hingad sisse. Kõht paisub ülesse ja välja hingates naba liigub selgro poole ja sa hingad alla vaagnaluu sisse, puusade sisse ja lõdvestad. Lased endal õlad alla vajuda. Sügavalt sisse ja pikalt rahulikult välja. Tunne just, kui sa hingaksid oma käte sisse, käelabade sisse. Ja välja hingates tunne, kuidas käte raskus natukene surub sul kõhu peale ja naba liigub selgro poole tagasi. Kui sa tead ujjayi hingamist, siis ujjayi hingamine kergelt läbi kurgu, aga muidu hinga ikka läbi nina, suu on kinni. Lase oma keha raskeks, lase oma puusad raskeks. Pikk ja rahulik sisse hingamine. Ja pikalt rahulikult välja. Tule hetkeks jäta oma vasak käsi siia niiviisi kõhu peale ja sa võtad parema käe, tuled toota niiviisi siia pea taha, tõstad endal pea ülesse, biopesa tuleb siia alaselja peale ja siis lased endal peal vajuda uuesti siia käe peale, tood endal küünarnukki nii ülesse, enda keskmesse, kui sa saad ja hoiad mõned hingamised siin, kui jälle puusadele läheb see liiast, too oma jalad sirgeks. Natukene juba hakkad siit venitama hõlga. Tunnet hingad endiselt alumise käe sisse, parem külg venib. Koonda oma tähelepanu, ehk et kui sa tunned, et su tähelepanu hajub, sa liigud praegusest hetkest kas minevikku, tulevikku, siis vaikselt tood ennast tagasi olevikku.
tule vaheta siit, tule too endal parem käsi kõhu peale ja vasak käsi tuleb, liigub siia niiviisi, käelaba on üla selja peal, kõnnid sõrmed alla ja tuled tood endal peale ainult siis, kui see on su õlale mugav, kui sa õlas tunned sellist teravat valu, siis pigem jäta see ära. Tuled tood endal mõlemad käed kõhu peale. Pea raskus vajutab sul natukene õlga alla. Ja siis tuled, võtad endal mõlemad käed siit reite alla ja tuled tood enda reied üles. Kallistad nad rinna peale. Siit tõmbad endal põlvi hästi rinna peale. Välja hingates too endal nina siia põlvede vahele. Kogu õhk hingad välja, sisse hingates lased põlvedel endast eemale liikuda. Välja hingates tule too endal nina siia põlvede vahele. Pigistad ennast täpiks kokku ja siis see hingates põlved liiguvad eemale, pea tuleb mati peale tagasi ja tule veel korra hingad välja. Ja siis tuled tagasi, võtad endal parema põlve rinna peale ja vasak jalg tuleb vastu matti, tõmbad endal paremat põlve rinna peale ja siis siruta, kui see on sulle mugav, vasak jalg sirgeks mati peale. Ta võib jääda ka siia, nii on natukene lihtsam, või sirutata endast eemale. Ja nüüd oleks sul vaja midagi, millel sa saad võtta mõlemast otsast kinni ja tuua rihma endal jalad alla alt läbi. Jalad alt vaatab üles lae poole, õlad liiguvad alla, hoiad mõlemalt poolt rihmast kinni, välja hingates too endal põlve alla siia rinna peale, aga vaata, kuidas mul kand ja põlv on kohakut ja kuidas mul jalad ald on endiselt lae poole, et tihti kiputakse siit niiviisi tegema, et sa tõmbad endal põlve alla, reit rinna peale ja sisse hingates lükkad jalga endast eemale ja sirutad. Välja hingates tõmbad põlve alla rinna peale ja sisse hingates sirutad üles. Ja võta veel korra välja hingamine alla, sisse hingamine üles ja hoia, lase endal õlad alla vajuda. Tõmba nüüd varbaid alla enda poole, vasak jalg mati peal on ka töös. Ja nüüd välja hingates lõdvestad õlad, lõdvestad lõualuu ja hoiad mõne hingamise. Tunne, kuidas sa ei tiri jalga kätega enda poole, vaid see on pigem sinu hingamine, välja hingamine, mis kergelt hakkab lõdvestama, mille peale keha ennast vaikselt avab. Kahel on tagant pikk, õlad lõdvestunud. Pikalt rahulikult välja. Ja õpid jälle fokusseerima, koondama oma tähelepanu, tooma tähelepanu sinna, kus sa venitust tunned, parema reielihase taga. Ja sinna, kuhu me oma tähelepanu viime, sinna, kuhu me oma hingamise viime, sinna ka meie energia liigub, ehk et lased endal liikuda energial sinna parema reie taha. Natukene jäikust sealt välja hingata. Ja siis tuled, võtad mõlemad rihma otsad endal paremasse kätte. Keera endal jalg niiviisi, sa keerad küll varbad välja paremale, aga tunne, et see keeramine ei ole mitte ainult püüas, vaid see keeramine algab siit puusast, keerad endal jala puusast paremale poole välja, vasaku käe võtad vasaku puusa peale ja siis vaikselt hakkad viima endal paremat jalga paremale välja. Täpselt nii kaugel, et sa tunned, et sa ei võta endal vasakut istumiskonti mati pealt lahti, ehk et vasak puus jääb alla, alakõhu lihastega hoiad endal vaagnaluud paigal. Sa võid parema küünarnuki tuua siia alla mati peale, et sa õlga ei lase pingesse. Ja nüüd hoiad siin paar hingamist, sirutad läbi jalad alla, jalad pikemaks ja välja hingates lõdvestad õlad ja näolihased.
Jälle tunne seda pulseerimist, kuidas sisse hingamises on sirutus ja välja hingamises lõdvestus. Kasuta oma kõhulihast, et tuua oma jalgu uuesti ülesse, kui sa hingad sisse, lased endal rihmast lahti, võtad endal siit kanna seespoolt kinni ja tood endal põlve siia väljapoole. Just kui tahaksid ta tuua siia parema kaenlaugu juurde, kui sa endal kannast kinni ei saa, võta siit niiviisi pahkluust kinni, vaata jälle, et sul kand ja põlv on ühel joonel, jalad alt vaatab üles lakke. Tule võta kõverda siit vasak jalg, tule too jalad alt vastu matti, tood parema jala pahkluu üle vasaku põlve, parem käsi tuleb siit jalgade vahelt, vasak käsi tuleb väljapoolt, tood käed sõrmsjoongusse, kas reie tagant või siit sääre eest. Tõmbad parema jala varbad siia niiviisi põlve poole ja siis hakkad vaikselt tooma vasakut põlve endale rinna peale ja parem põlv liigub eemale, lased endal õlgadel alla vajuda. Ja jälle liigutama tähelepanu, liigutama energiat sellega, et sa viid oma fookuse sinna, kus sa tunned, et see venitus on kõige intensiivsem. Ja välja hingates tunned, kuidas sa teed ruumi paremasse puusa, tuharalihas, reis seespoolt. Ja siit tood endal vasaku jalad alla vastu matti ja tule libista endal parem jalg üle vasaku jala, et sa just kui istuksid jalg üle põlve ja tule kallista siit põlved uuesti rinna peale, tood põlved rinna peale, katsud endal hoida alaselja mati peal ja hoiad hetke siin, lase jälle õlad lõdvaks ja lõdvesta hinga alla puusade sisse. Lase endal jalad lahti, kruti nad uuesti lahti ja siruta nad üles lae poole. Sa võid toetada siin sääri või siin reite peal, hoida käsi, jalad on üleval, välja hingates tõmba endal varbaid alla enda poole ja sisse hingates lükkad endal pöied üles, välja hingates tõmba varbaid alla ja sisse hingates sirutad endal pöida. Välja hingates jälle tõmbad endal varbad alla, lükkad pöida üles ja välja hingates. Ja siis tuled kallistad mõlemad põlved endal rinna peale. Tuled kallistad. Ja seekord tuled keskel, hingad sisse, tood endal käed külgede peale, välja hingates lased põlvedel kukkuda paremale, ise vaatad vasakule. Sisse hingates tood endal põlved üles ja välja hingates vahetad, viid põlved teisele poole. Ja tule uuesti keskele. Ja välja hingates põlved paremale, vaatad vasakule ja sisse hingates keskele ja välja hingates teisele poole, õlad jäävad alla ja siis tood endal põlved keskele, võtad endal vasakust jalast kinni ja tood parema jalad alla kõigepealt vastu matti, tõmbad endal vasakut põlve rinna peale ja siis sirutad endal parema jala, kui see on mugav ja jälle jäta meelde, et sa võid jätta jala siia, siit on natukene kergem liikuda või tood parema jala sirgeks. Tuled, võtad endal rihma ja tuled toota vasaku jalad alla alt läbi ja siit sirutad vasaku jala ülesse. Hoiad kummagi rihma ots on kummaski käes, välja hingates tõmbad põlve alla rinna peale, kand ja põlv kohakuti ja sisse hingates sirutad jalga üles. Välja hingates tood endal reit rinna peale, sisse hingates sirutad ülesse ja veel korra välja hingates alla. Ja sisse hingates ülesse ja hoiad, sirutad, jätad jala paigale
ja nüüd kasutad oma hingamist selleks, et pulseerida. Sama asi sisse hingamises on sirutus ja välja hingamises tunne, kuidas lõdvestad õlad, lõualu. Sügavalt sisse ja hingad reie taha välja pikalt rahulikult. Sirutad mõlemast jalatallast välja, mõlemast pöiast eemale, kui hingad sisse ja välja hingates lõdvestad. Hoia veel mõned hingamised. Jälle ei tõmba jalga, vaid tunned, kuidas vaikselt see, et kui me oleme kannatlikud, siis vaikselt keha avaneb ise, ilma et me peaks jõuga kuskilt läbi trügima. Tuled, võtad endal jala vast üles, võtad endal mõlemad rihmaotsad vasakusse kätte, jalg keerab ennast, juba siit puusast keerab ennast välja ja siis vaikselt hakkad vasakut jalga tooma vasakule välja, parema käe võtad parema puusa peale, ehk et hoiad, et parem puus ei liigu kaasa, ainuke asi, mis sul liigub, on vasak jalg. Alakõhulihasega hoiad endal vaagnaluud paigas, mõlemad õlad on all ja rahulikud, näolihased ja jälle sisse hingates tunne, kuidas sa sirutad pöiast ja välja hingates katsud lõdvestada. Kasuta kõhulihast, et tuua endal jalg tagasi üles. Lased endal rihma, tood tagasi endale külje peale, võtad siit kanna seespoolt kinni ja hakkad endal põlve tooma siia külje peale niiviisi. Jälle, kui sa kannast kinni ei saa, võta siit niiviisi pahklust kinni. Oluline on see, et sul on kand ja põlv kohakuti. Ja ka alla puusade sisse hingad, õlad lõdvestad. Tule kõverda endal. Parem jalg, jalad alt tuleb vastu matti, lased vasakust kannast lahti ja tuled tood endal vasaku jala pahkluusi ja üle parema põlve. Ja vaikselt hakkad tooma paremat põlve endale rinna peale. Vasak käsi tuleb siit jalgade vahelt, parem käsi tuleb välja poolt, kas siit reie tagant saad kinni või sääre eest. Ja ka väga ei kasuta käte jõudu, rohkem hingamist. Hingamist eriti selleks, et lõdvestada. Hingamist selleks, et hoida oma tähelepanu selles hetkes. Toimib just kui ankur, mis hoiab sind siin hetkes ja hingamist selleks, et lõdvestada, hingata välja pinget nii kehast kui meie meelest. Et samal ajal, kui sa lõdvestad oma keha hästi, hoia sinu hoiak on ka selline pehme. Ehk et me ei pürgi kuskile, me ei ürita midagi saavutada. Me oleme hetkes kohalt, et tunda just seda hetke sellisena, nagu ta on. Vahel natukene intensiivsem. Ja siis ka leiad selle, kuidas kohale jääda selle intensiivsusega. Liigutad endal nüüd uuesti paremat põlve endast eemale, jalad alt tuleb vastu matti, libistad endal vasaku põlve üle parema ja tuled kallistad siit mõlemad põlved rinna peale. Ja lased põlved lahti, harutad jalad lahti.
sirutad endal jalad ülesse, lased nad natukene rohkem harki, et pääsevad nad siit, mahuvad suuri ringe tegema pöidadega. Ja nagiseb. Liigutad ühtepidi, võimalikult rahulikult ja aeglaselt, et sa tunnetaksid läbi need oma pahkluud, mis on päev läbi kõndinud ja töötanud ja sinu raskust hoidnud. Ehk et siin lahkesti liigutad neid ühtepidi ja teistpidi ja siis tuled kallistad siit taas põlved endal rinna peale. Tule võta siit endal käed kukla taha. Tuled tood endal põlved nii, et nad on sul kohakuti puusadega, sääred on paralleelsed maaga. Siin hingad sisse ja välja hingates vasak küünarnukk liigub parema põlve poole ja sirutad vasaku jala endast eemale. Sisse hingates tuled keskele, hoia endal ülakeha üleval ja välja hingates liigud teisele poole. Sisse hingates keskele, katsud endal kaela mitte pinges hoida, vaid hoiad ennast üleval kõhulihasega. Sisse hingamine on keskel ja välja hingamine liigub teisele poole. Tule veel korra keskele ja paremale. Sisse hingamine keskel ja välja hingamine vasakule. Ja siis tuled keskele, lased endal jalad alla, tood käed kummalegi poole puusi. Suru endal siin alaselg vastu matti. Ja tunned, kuidas selg on siit sirge, alaselg on tugevalt vastu matti, alakõht on õõnes ja tunned, kuidas siit puusad liiguvad kergelt ülesse poole. Nüüd, kui sa hingad välja, puusad jäävad mati peale, sa lükkad endal alaselga nõgusaks, ehk et siit alaselga nii palju matist eemale, kui sa saad ja tunned, kuidas puusanukid liiguvad siit ülesse ja siit liigud. Välja hingates surud endal alaselga vastu matti, kõht on õõnes, sabakont võib-olla kergelt tõuseb mati pealt püsti, aga muidu jääb vaagnaluu vastu matti ja siis sisse hingates lükkad endal alaselga nii õõnsaks, kui sa saad, ehk et tunned, saad siit käe alaseljalt läbi panna ja liigu mõned korrad siin. Meie alaselg jääb tihtipeale hästi pingesse, me ei liiguta väga neid alumisi selgroolülisid, ehk et siin tood seda liikumist sinna sisse tagasi, sisse hingamises tunne, kuidas puusakondid liiguvad sinna ülesse põlvede poole ja välja hingates liiguvad nad alla. Väike liikumine, katsu see ka viia oma hingamisega kooskõlla. Ehk et välja hingamine on see, kui sa surud alaselga vastu matti, kui kõht on õõnes ja sisse hingamine on see, kui sa lükkad puusasid ülesse ja lükkad endal alaselga siit nõgusaks. Ja siis tuled tagasi keskele. Käed on kummalgi pool ja seekord võtad natukene suurema liikumise seljaga, suru endal küll alakõht vastu matti. Kui sa hakkad siit nüüd puusi sisse hingates tõstma, siis katsu hoida seda tunnet, mis sul on alaseljas, et sa tõmbad endal kergelt sabakonti enda sisse. Sisse hingates rullid endal selga üles ja välja hingates tood endal selja ühe lülihaaval vastu matti tagasi. Tunne, kuidas sul kogu jalatald surub vastu matti, eriti suure varbapoolne jalaosa, ehk et sa ei tõsta endal jalataldasid mati pealt ülesse ja põlved jäävad sul puusadega ühele joonele, ehk et põlved ei liigu ka laiali. Välja hingates tuled alla. Tule too käed ka kaasa, sisse hingates käed liiguvad ülesse, lükkad endal puusad ülesse ja välja hingates rullid endal selja ühe lülihaaval, tood endal selja mati peale tagasi. Ja leiasid selline mõnus lainetus ülesse, mis läheb kokku sinu hingamisega, ehk et sisse hingamine tunned rohkem siia rinna sisse ja välja hingamine toob sul selgroogu ühe lülihaaval uuesti mati peale tagasi. Tule liigu veel korra, hingad sisse ja välja hingates tuled liigud alla ja veel korra tule liigu üles, seekord jäta käed üle pea ja välja hingates tule too endal selgroogu lülihaaval alla, tunne, kuidas jälle õlad venivad, küljed venivad, kogu selg tuleb alla. Sisse hingates tule too endal puusad uuesti ülesse ja välja hingates tood ennast alla mati peale tagasi.
sa tule keera ennast vasaku külje, parema külje peale. Ehk et veerad ennast parema külje peale välja. Tuled, võtad endal parema käe siia niiviisi pea alla ja siis tule võtta vasak käsi selja taha. Sa kõnnid käe, laba on endast eemal ja kõnnid endal vasaku käe siia niiviisi ülesse, nii ülesse, kui on sinu õlale mugav. Küünanukki hoiad endal siin külje peal ja nüüd tuled keerad ennast uuesti selja peale, nii et sul käsi, vasak käsi jääb siia niiviisi selja alla. Tuled keerad ennast selja peale, jalad tulevad sirgeks, parem käsi, see võib tulla siia keha kõrvale. Ja nüüd vaata, mida ülesse poole abaluude vahele sa kõnnid endal käelaba, seda intensiivsem on ta sul siin vasakus õlas, mida rohkem sa tood endal käed niiviisi ala selja peale, siis seda vähem intensiivne ta on. Ehk et leia see koht, mis on sinu jaoks sobilik ja me hoiame teda jälle siin mõnda aega. Kui sul on terav valu vasakus õlas, siis tule jälle välja, siis see ei ole okei. Lase nüüd endale jalad alla kukkuda, ära kukkuda nii öelda. Koonda nüüd oma tähelepanu vasakusse õlga. Ja hingad keha raskus aitab sul ka jälle siia tuua natukene rohkem avatust õlavõtmesse. Ja jälle meil peab natukene olema kannatust, et hoida ja et kohale jääda, et see avanemine saaks toimuda. Lõdvestad õla ümber olevad lihased. Hoia veel hetke. Jälgi jälle, kuhu su mõtlemine hüppab, tule tooda tagasi. Vahel on meil raske teda hoida paigal, kui meil nii palju tegevust ei ole. Et kui me teeme intensiivsemat praktikat, siis meil on endaga nii palju tegemist, et me mõtlemine ei jõua kuskile hüppama hakata. Nüüd siin, kui me võtame selle praktika natuke rahulikumaks, siis ta kipub võib-olla seiklema minema, et tule tooda tagasi. Nüüd sa hakkad ennast siit välja keerama. Tule kõverda endal vasak põlv ja tuled tood vasaku põlve siia paremale poole välja ja tule too endal parem käsi uuesti siia niiviisi pea alla. Vasaku käe tuled, võtad korraks ja tood ta lihtsalt niiviisi siit üle pea, lased tal lihtsalt vajuda siit. Käsi vars on vastu pead. Ja nüüd me läheme siit keeramisse, ehk et sa võtad endal vasaku põlve, tuled tood põlve siia niiviisi enda ette, tuled tagasi selja peale, parema käe võid tuua siia vasaku põlve peale ja siis hakkad vasakut õlga keerama vasakule välja. Vasakud varbad võivad ennast siia parema jala reie taha keerata ja parem jalg on sirge. Ja ka jälle lõdvestad endal õlavöödet. Kui sul tuleb põlv väga mati pealt lahti, siis jälle, kas sa võtad mingi padja või midagi, tuled tood siia põlve alla, et see põlv väga ei ripuks. Hinga alakõhtu sisse ja pikalt rahulikult välja, ehk et need keeramised on hästi head tasakaalustamaks meie energiat. Kui meil on energiat vähe, ta toob energiat juurde. Ja kui meil on energiat üle, ehk et me oleme natukene hyper, siis ta tasakaalustab meie närvisüsteemi maha. Ja siis tuled, keerad ennast tagasi keskele. Võta ennast hetkeks keskele, lase mõlemad käed siia alakõhu peale, lase endal põlved kokku, kannad kõnnivad natukene eemale, lased endal selja neutraalseks vajuda, lased õlad raskeks vajuda. Ja siis liigume sama asja teise külje peale, ehk et tule keera ennast vasaku külje peale. Ups. Ja siis tuled tood, mul tuli see ära. Tuled tood endal vasaku käe siia niiviisi õla alla. Ja parem käsi tuleb nüüd selja taha, sa kõnnita endal
peopesa on endast eemal ehk et käeselg on vastu sinu selga. Kõnnid endal käe siia selja taha üles. Katsud ka, et küünanuke ei jää siia külje peale väga välja ja leiad selle õige kõrguse, et siis keerata ennast selja peale tagasi. Ja jälle leia see õige koht. Jalad võivad liikuda alla sirgeks. Liiguta endal käelaba alla ala selja poole, kui see on õlale liiga palju ja meie pooled ei ole võrdsed. Ehk et üks õlg reeglina on rohkem kinni, üks puus on rohkem kinni. Ehk et see, mis tundus okei ühe poole peal, ei pruugi tunduda okei teise poole peal. Jälle teravat valu, sellist teravat lõikavat valu õlas me kannatada ei tohi. Aga kui ta seal natukene venib selline, et sul natukene on tunda venitust, siis see on talle hea. Lase endal jälle vaata, et sa ei hoia siin puusasid pinges ega jalgasid pinges, nemad võivad rahulikult. Nemad ei pea praegu midagi tegema. Parem õla sisse hingad. Jää oma hingamise juurde. Ja siis vaikselt hakkad ennast siit välja keerama. Tuled tagasi vasaku külje peale, toetad endal pea siia vasaku käe peale, saad endal parema käe selja alt kätte ja tuled toota siit vaikselt niiviisi üle pea. Lased tal lihtsalt vajuda siia. Ja siis siit tuli keeramine, pealmine jalg, parem põlv, liigutada niiviisi üles ja vasak jalg on sirge. Tuled tood endal külje uuesti alla, vasak käsi võib võtta siia parema põlve peale ja parem käsi keerab ennast paremale välja. Ka jälle, kui põlv liigub väga-väga ülesse, kas sa tood midagi põlve alla või tood midagi parema õla alla, võtad patja. Ja rahulikult lõdvestad oma õlavöötme. Võib-olla tunned oma hingamist mööda selga, just kui selg hingab sisse. Ehk et selgroog on meil siin keeramises. Tunnetad lihaseid kummalgi pool selgrooga lõdvestad. Ja siis tuled tood ennast tagasi keskele. Tuled tood ennast selja peale. Ja jälle lased endal, käed tulevad alakõhu peale, lased endal korraks selja selliseks neutraalseks vajuda. Ja siis tuled, võtad, kallistad siit põlved rinna peale. Võtad endal reite tagant kinni ja tuled rullid ennast üles istuma. Tuled istud. Kas sa tuled istud sukkaassana, jalad külgede peal või kui su põlvedele on see okei, tulla istuda niiviisi, et sa võtad endal, kõnnid endal kannad üksteisest eemale, vajutad endale siin sääre marjade peale ja tuled istud siia niiviisi kandade vahele. Kannad jäävad külje peale, varbad vaatavad selja taha, põlved vaatavad ette. Siin aitab see, kui sa jälle istud millegi peale, ehk et kui see on põlvedele valus, siis sa tule istu siia. Kas võtad ploki, on sul mingid klotsi, on sul patja või polstrit või midagi, mille peale istuda.
ja tule võta siit käed ringiga üles, sirutad, venitame veel natukene õlgasi välja hingates, tuled, tood endal käed siia rinna ette, käed sõrmsjoongusse, tood küünarnukid üles ja välja hingates lükkad käed enda ette, sisse hingates tood käed üles ja välja hingates tule, võta nad selja taga sõrmsjoongusse ja tuled, tood endal, sirutad endal käsi endast eemale. Välja hingates lase käed lahti, tule, too käed ülesse ja võtad endal paremast küünarnukist kinni ja kõnnid endal paremat käelaba mööda selga alla, sirutad hästi läbi parema külje. Hingad sügavalt sisse ja pikalt rahulikult välja. Tood endal küünarnukkini siia enda keskele, kui sa saad. Õlg liigub endiselt alla. Ja siis vahetad, võtad endal vasakust küünarnukist kinni ja kõnnid vasakut kätt mööda selga alla. Jälle lased vasakut külge venima. Ja siis võtad sisse hingates, sirutad mõlemad käed üles ja kui sa hingad välja, hinga välja läbi suu ja ajad endal keelt natuke suust välja, tuled sisse hingates, sirutad ennast üles ja välja hingates ja veel korra sisse hingates üles ja välja hingates ja väga hea, siis tuled 4 käpukile, tuled, tood endal käed õlgade alla, võtad endal põlved puusade alla, võta sisse hingates rinda ette ja välja hingates lükkad põrandat endast eemale. Tule, võta veel ühe korra, hingad sisse, rind liigub ette, istmikukondid liiguvad ülesse ja välja hingates lükkad põrandat endast eemale, selga küüru. Ja tule veel korra ülesse, rinda ette, keera varvad alla ja välja hingates alla vaatav koer. Ma olen reie taguseid venitanud, vaata, kas siin on juba mugav, et sa saad endal liigutada põlved sirgeks või kui sul on parem hoida põlved kõverad, siis hoia põlved kõverad, lase endal pea rippu ja fokusseerid siin jälle rohkem natukene sellele, et sa tunned, et su selg on sirge, et sa venitad endal selga. Reie tagalihased venivad ka, lased endal pea rippu, võtad endal reiet töösse, reie esilihased on töös. Ja siis vaatad mati ette otsa ja tuled vaikselt, kõnnid endal jalad mati ette otsa. Jalad jäävad puusade laiuselt harki, kõverdad endal siit põlved, võtad käed selja taga sõrmsjoongusse ja sirutad endal käed siit üle pea. Kas sa jätad siit põlved kõveraks või tundub sulle okei lükata endal põrvesid siit sirgeks, jälle vaatad, et alaseljale see pinget ei tekita, lased endal pea rippu. Surud jalad allad vastu matti, reied on töös. Tule, istuta siit endal puusad alla põlvedega ühele tasandile, sirutad rinda ette, võtad endal käed sõrmsjoongust lahti, sirutad sõrmed taha, puusad jäävad sinna, kus nad on ja tood endal ülakeha üles, utkatasana, sirutad sõrmed üles, alakõht on töös, siin hingad sisse ja välja hingates liigud alla, käed liiguvad üle pea, lased pea alla rippu. Sisse hingates tuled üles, hingad rinna sisse ja välja hingates jalad sirgu, käed üle pea ja tule, liigu veel sisse hingates üles, utkatasana ja välja hingates lased reied venema, lased pea rippu ja tule veel korra üles, hoiad reied töös, tõmba endal sabakonti jälle enda sisse, alakõht on töös, hingad siin sisse ja välja ja järgmise sisse hingamisega lükkad ennast sirgeks ja välja hingates tulevad käed rinna ette. Võtame ühe sellise hästi laisa ja rahuliku päikese tervituse versiooni, ehk et ei midagi dünaamilist, vaid tunned pigem, kuidas see hingamine on see, mis sind liigutab, ehk et just kui ta oleks rohkem hingamisharjutus kui midagi muud. Lase endal õlad alla vajuda. Hingamine rahulik ja rahulikult hingad sisse, tood endal käed üles. Välja hingates tule, liigu alla, kõverda põlved, kui on vaja, sõrmeotsad tulevad vastu matti. Sisse hingamises väike sirutus ja välja hingamises parem jalg astub taha ja tood endal põlve vastu matti.
hinga siin sisse, siruta endal rinda ette ja välja hingates tule astu ennast alla vaatavasse koera, kannad liiguvad alla. Sisse hingates tule too endal põlved alla ja välja hingates tule liiguta endal rind, lõug vastu matti, tunne, vaata kuidas istumine jääb mul ülesse. Ja sisse hingates tuled tood endal kõhumati peale ja liigutad endale kobrasse. Välja hingates tuled lükkad ennast tagasi 4 käpukile ja alla vaatavasse koera. Tule vaata siit mati ette otsa ja lihtsalt kõnni endal jalad mati ette otsa. Tule võtta hinga sisse ja hinga välja, tuled ette painutusse, võtad käed selja taga sõrmseongusse ja sirutad endal käed üle pea. Hoia jälle siin, lase pea alla rippu, õlad venivad, reied tagant venivad. Ja tule liigu veel 3 korda sisse hingates üles, Utkatasana, istutad endal istumise alla, tõstad endal keha üles ja välja hingates, käed üle pea. Sisse hingamine, tuled Utkatasana, alakõht on tugev. Ja välja hingates liigutad keha alla ja lükkad puusad üles ja veel viimast korda hingad sisse. Ja välja hingates lükka jalad alla ja tood endal käed rinna ette. Ja veel 1 korra liigud sisse hingamine üles. Ja välja hingamine tuled alla. Sisse hingates sirutad selga ja välja hingates astub vasak jalg taha. Põlv tuleb alla ja siia alla hingad siin sisse. Ja välja hingates astud endal parema jalamati taha otsa. Sisse hingates tood endal põlved alla ja välja hingates liigutad endal rinna lõua alla. Sisse hingates tuled tood endal kõhu vastu matti, tõstad endal rinda kergelt üles, sapalud liiguvad alla ja tule siit välja hingates 4 käpukile, võta endal põlved mati laiuselt harki, varbad mati taga koos, istutad omal istumise alla kandade peale ja siis tuled kõnnid käed ette, otsaesine tuleb vastu mati, kui otsaesine mati peale ei ulatu, jälle võta endal küünarnuki, rusikad otsaesise alla ja tuled hoiad. Hingad sügavalt sisse ja välja hingates alla puusad ja sisse lõdvestad. Just kui mööda selga hingaksid sisse ja pikalt rahulikult alla välja. Ja veel korra rahulikult sisse. Ja pikalt rahulikult välja. Vaatad ette ja tuled kõnnid endal käed ülesse. Tuled võtad endal põlved kokku, tuled ülesse põlvede peale ja tuled istud oma istumise siia niiviisi vasakule poole ja tuled tood endal parema jala üle vasaku jala ehk et parem jalalaba on siit risti üle vasaku. Võtad endal parema käega siit niiviisi pahkluude alt kinni ja sirutad endal vasaku käe külje peale välja. Hingad siin sisse ja välja hingates tood endal vasaku käe üle pea. Sisse hingates sirutad ja välja hingates liigud külje peale ja tule veel korra sisse hingamine. Ja nüüd välja hingates jääd jälle püsima, lase endal sõrmed siit niiviisi lõdvaks alla vajuda õlalihase ja lased küljel olla. Hingad vasaku külje sisse, leia peale mugav asend. Ja sisse hingates tuled tood endal vasaku käe ülesse ja tuled tood vasaku käe selja taha, keerad, vaatad üle vasaku üle. Sisse hingates keerad ennast uuesti otse, tuled ülesse põlvede peale, keerad endal jalad teisele poole ja tuled, võtad endal parema istumise vastu matti. Vasak jalg tuleb siit niiviisi, jalalaba tuleb risti üle parema, võtad vasaku käega siit pahkluude alt kinni, sirutad endal parema käe välja, hingad siin sisse ja välja hingates tood endal kätt kergelt üle pea. Sisse hingates sirutad ennast uuesti külje peale
ja välja hingates. Ja veel korra hingad sisse. Ja välja ja jääd siia pidama. Lased endal parema õla. Lõdvestad parema õla. Sõrmed. Lased endal kogu parema külje venima. Hoia veel natukene aega. Siruta endal parem käsi üles, kui sa hingad sisse. Ja välja hingates tood endal parema käe selja taha ja vasak käsi tuleb üle parema põlve ja keerad ennast üle parema õla. Hingad jälle alakõhtu sisse ja pikalt rahulikult välja. Ja siit tuled, vaatad otse, tuled, võtad omal vasaku jala ja tuled, astutasid niiviisi üle parema jala, kõnnid endal paremat kanda endast eemale, nii et sul mõlemad istmikukondid on vastu matti. Tuled, võtad siit vasaku käe selja taha, tõstad endal rinda ja välja hingates keerad ennast üle vasaku õla jälle, kui see on sinu jaoks mugav, tuua endal küünarnukk väljapoole vasakut põlve, siis teed seda. Kasutad küünarnukki vastu põlve ja põlve vastu küünarnukki, surud neid omavahel kokku, et lükata ennast natukene sügavamale. Hinga alakõhtu sisse ja lõdvestad välja hingates õlad. Jälle rahulikult sisse ja pikalt rahulikult välja. Tuled, vaatad otse, keerad ennast siit välja, tule võtta üks hingamine teisele poole. Tuled tagasi keskele, jalad on risti, parem jalg on ees, võtad käed siit niiviisi põlvede peale, vasak jalg on ees ja siit hakkad ringitad ennast sisse hingates, tuled ette ja välja hingates riigud taha, ehk et võtad paar sellist hästi rahulikult, täpselt nii sügavale, kui on sinu jaoks mugav. Ja hästi viid selle oma hingamisega rütmi, ehk et sisse hingamine liigub ette ja välja hingates liigud taha. Ja siis tule liigu teistpidi. Vahetad endal ringi suunda, hästi hoia endal õlad pehmed. Ehk et kogu sellist jäikust kehast välja. Ja siis tuled tagasi keskele ja siia hetkeks pidama. Istmikukondid liiguvad alla, hingamine alakõhus. Ja siis tuled, tood endal põlved uuesti ülesse. Seekord liigub vasak jalg parema jala alt. Parem jalg astub üle vasaku jala. Mõlemad istmikukondid liiguvad alla. Parem käsi tuleb selja taha ja hakkad ennast vaikselt üle parema õla keerama, õlad liiguvad alla. Jälle kas hoiad siin paremat põlve või liigub vasak käsi, vasak küünarnukk väljapoole ja tuled, aitad ennast natukene sügavamale. Hingad alakõhtu jälle. Ja siis vaatad keskele, hingad sisse, välja hingates tuled välja ja võtad ühe hingamise teisele poole. Ja tuled tagasi keskele. Arutad endale jalad lahti, võtad jälle ennast rististesse. Hetkeks veel ennem, kui lõpulõdvestusse minna, käed tulevad põlvede peale. Lase endal silmad kinni. Hingamine on rahulik. Ja ka jälle hästi märkad,
kuulad. Oma hingamist, seda, mida ta sulle sinu meeleseisundi kohta hetkel räägib. Hoia veel 1 minut, nii et sa üritad iga kord, kui sa märkad, et su mõtlemine on hajunud, et sa oled ennast praegusest hetkest killustanud kuskile mujale, siis sa niiviisi rahulikult, sõbralikult, et seal ei ole ka sellist piitsa andmist iseendale, vaid sõbralikult tood ennast tagasi praegusesse hetkesse. Ja hingamine on hea ankur, mis on alati praeguses hetkes kohal, mida sa saad kasutada selleks, et ennast hoida siin. Teine on, et sa lihtsalt tunnetad oma keha, oma istmikukontimatil, oma selgroogu. Või siis hääled sinu ümber, ilma et sa hakkaksid neid hääli tõlgendama. Aga ka need hääled, mis on praeguses hetkes sinu ümber, on hetkes praegu, mis saavad sind hoida siin kohal. Kõik sinu meeled, kõik sinu aistingud. Et helid, lõhnad, see, mida sa oma nahal tunned. Kõike seda sa saad kasutada just kui ankruna, et sellesse hetkesse kohale jääda. Ja kõik see, mida su meel välja pakub, see on reeglina see, mis tahab sind siit eemale meelitada või seda hetke tõlgendama hakata. Ja siis siit vaikselt võtad ja hakkad liikuma selja peale, lõpulõdvestus. Ehk et sa võid võtta seda pikemalt. Seekord me võtame mõned minutid, aga sa võid jääda lõpulõdvestusse pikemalt. Ehk et laiba asend, teisisõnu sanskriti keeles shavasana. Lased endal jalad ära vajuda, tood käed kummalegi poole keha. Jälle lased just oma kehal ära vajuda, kehal ära kukkuda. Ja samamoodi katsud ennast hetkes hoida. Ühelt poolt on sinu olemisest sellist erksust, ehk et see, et sa oled kõigi oma meeltega kohal, teises poolest tunne, kuidas su keha on täiesti lõdvestunud. Ja nagu ma ütlesin, kui sul on võimalik, jää siia veidikene pikemaks. Ja kui sa oled valmis, siis sa vaikselt kallistad endal põlved rinna peale. Rullid ennast parema külje peale. Jääd sinna hetkeks pikali. Lased oma kehal jällegi raskeks vajuda. Ja siis vaikselt tood ennast uuesti ülesse. Tuled tagasi rististesse. Namaste.